Terviseks saate seekordne teema on veenilaiendid ja ravi. Teema on oluline, kuna viimasel ajal on veenihaiguste probleem muutunud eriti aktuaalseks istuva eluviisi tõttu ja vähese füüsilise aktiivsuse tõttu. Meil on stuudios Eesti Veenikliinikust doktor Priit Põder, tere! Tere! Lisaks visuaalsele ebamugavusele on tegelikult veenilaiendite puhul tegemist haigusega, millel võivad olla tõsised tüsistused. Räägime nendest, millised need tüsistused on? Kui nüüd väga lihtsalt seletada, siis veenihaigus on väga salakaval haigus. Ja varikoos või veenilaiendite haigus hakkabki tasahilju arenema ja annab mingisuguse ämblikveeni või väikese veenikomu, mis võib püsida suhteliselt stabiilsena väga palju aastaid. Panegi tähele, harjume ära sellega, aga ta tasapisi progresseerub. Üks moment võib jalga õhtuti hakata turse minema, võib tekkida raskustunne, võib tekkida näiteks veenikoomu projektsioonil piirkonnas sügelustunne, mis oma olemuselt juba kaudselt viitab, et tegemist on juba pindmiste veenisüsteemide klapi puudulikkusega, mida me visuaalselt tegelikult silmaga ei näe. Oma olemuselt komplikatsioonid, mis võivad varikoos anda, on siis veeniseina põletik, on üks probleem, mis võib tekkida siis pindmise veenisüsteemi tromboos. Ja kui see veenihaigus on juba aastaid kulgenud, siis ta võib tekitada juba pehme koe troofikahäireid, mis oma olemuselt tähendab seda, et näiteks sääre alumises kolmandikus nahk hakkab muutuma pruuniks, mis on teatud molekuli ladestumine naha sisse, kus on raua molekul sees ja me näeme seda pruunina, aga see tähendab seda, et jala sees on olemas kogu aeg hüdrostaatiline rõhk niivõrd suur, et teatud molekulid lähevad kapilaarsetest seintest läbi ja ladestuvad naha sisse ja samasugused nahk sääre alumises kolmandikus võib muutuda, võib niisuguseks tugevamaks, ta hakkab puituma, meditsiinikeeles nimetatakse selle kohta induratsioon ja väike vigastus ja tagajärjeks võib olla see, et tekib troofiline haavand ehk krooniline venoosne haavand, mis oma olemuselt paraneb väga visalt, väga keeruline seda ravida efektiivselt ja kui ta isegi paraneb ära, siis ta võib uuesti avaneda, näiteks mingis poole aasta pärast. See on niisugune väga tõsine terviseprobleem. Millised on need tänapäeva ravimeetodid, et teatavasti me ju teame, et veenilaiendite korral teostatakse operatsioone, kuid nendest taastumine on siiski füüsiliselt raske ja paljud seda teekonda ette võtta ei soovi. Ent ometigi ju elu on edasi läinud, teadus on edasi läinud, et juurde on tulnud erinevaid teisi ravimeetodeid. Millised need on? Tõsi, tänapäeva elu on edasi läinud ja teadus on arenenud ja meditsiinitehnika on arenenud ja eriliselt suur revolutsioon on toimunud veresoontekirurgias viimase 15 aasta jooksul ja põhimõtteliselt on tänapäeval metoodikad olemas, et me ei pea neid veene lahti opereerima, vaid me saame veene opereerida ka veeni sees ehk veresoone sees. Keeruline nimetus on endovaskulaarsed meetodid, oma olemuselt endovenoossed meetodid, mis tegelikult lihtsalt seletades tähendab siis veenisisene ravi, et me ei tee organismile suurt traumat, me läheme veeni sisse, täpselt ultraheli piltdiagnostikat kasutades ja sulgeme need kohad, mis on vajalikud sulgeda selleks, et stabiliseerida seda haigust ja kroonilist venoosset puudulikkust näiteks, mis oleks siis oma olemuselt minimaalne trauma organismile ja maksimaalne tulemus, et stabiliseerida haigust. On olemas lasertehnoloogia, mis on juba kasutusel 15+ aastat, ja on ta jõudsasti ka arenenud tehnoloogilises mõistes, et tänapäeva laserid on tunduvalt väiksema energia hulgaga maksimaalset tulemus saavutatakse kui seal 10-15 aastat tagasi esimesed laserid, et laseritega minnakse veresoone sisse spetsiaalse sellise hästi peenikese sondi kaudu, süstitakse veeni ümber või naha alusis siis niisugust nagu kohaliku tuimestuse ravimite kokteili lihtsalt öeldes, mis võtab siis selle piirkonna ajutiselt tuimaks, kaitseb laseri energia eest ja samas ka surub selle veeni kokku poole, et me saame minimaalse energiaga maksimaalse tulemuse selleks, et ravida seda puudulikku veeni. On olemas teised füüsikalised meetodid, näiteks raadiosagetuslik ablatsioon. Põhimõtteliselt on eesmärk üks ja sama, kuhu me tahame välja jõuda. Füüsikalised meetodid on erinevad, aga printsiip, kuidas seda teostatakse, on üks ja sama. Ja on olemas liim. Liimiga saab samasugused sulgeda puudulikke veenisüsteeme
aga seda tuleb ülitäpselt ultradiagnostikas järgi vaadata, et milline on haiguse staadium ja millises anatoomilises segmendis me saame seda teostada. Seda ei saa kõikidel patsientidel teostada. Liimi eelis on see, et see on ilma igasuguse kohaliku tuimestuseta, välja arvatud ainult see koht või juurdepääs, kus me lähme veini sisse, tehakse väike kohalik tuimestus ja me tunneme, et kirurgil käed liiguvad, et surutakse jala peale ja protseduur on seal ütleme 40 minutit, pannakse spetsiaalsed sidemed peale, tuleb teatud asendis pool tundi, pool istuvas asendis oodata, üks väike plaaster ja saab kohe liikuma. Et need on nüüd need meetodid, mis on sellised, et kui patsient tuleb veenikliinikusse raviprotseduurile omal jalal, siis ta ka tegelikult pärast protseduuri suudab sealt omal jalal ka kohe välja jalutada. Täpselt nii, et põhimõttelis on tegemist siis ambulatoorse päevakirurgiga, mis oma olemuselt patsient on meil seal 1,5 tundi, mõnikord 2 tundi, ettevalmistus võtab aega, kogu see protseduur, operatsioon veinisiseselt võtab aega, sest seda tehakse ultrahelikontrolli all, see on väga palju süsteeme, mida peab ette valmistama, ise see protseduuri tegemine ei võtagi nii palju aega, ja siis mingisugune lühikene jälgimisperiood, teatud meetodite puhul on vajalikud kohe liikumine peale, et pannakse spetsiaalsed sidemed, plaastrid, sukad jalga, õiget ravi, kompressioon, sukad jalga ja patsient hakkab kohe liikuma ja alati on järgmisel päeval kontroll. Kui püsivad on aga tulemused ühe või teise ravimeetodi kasuks otsustamisel? Tulemused on püsivad, aga haigus võib olla progresseeruv. Tõesti palju legende on, et haigus tuleb tagasi, aga selle jaoks on vajalikud kontrollid. Oma olemuselt, kui nüüd me ravime teatud anatoomilist segmenti ja paneme sinna nagu stoppmärgi ette ja stabiliseerime selle haiguse selles regioonis, siis ei tähenda seda, et see haigus teises anatoomilises regioonis mingi aja pärast ei muutu aktiivseks. Et selle tõttu Eesti Veenikliinikus on meil disainitud spetsiaalsed peale operatsiooni kontrollajad, kuna patsient tuleb, kuna tehakse ultradiagnostika spetsiaalselt selle patsiendi jaoks, selle haiguse raskustastet arvestades, anatoomilisi variante arvestades ja lisaks siis, kui see ka raviprotseduur on teostatud, siis patsient jääb jälgimisele kuni pool aastat, mis tähendab seda, et ei käi iga päev seal kontrollis, aga ta käib teatud aja tagant ennast näitamas, kus me siis vaatame, kontrollime kogu seda piirkonda, kus kohas see raviprotseduur on tehtud. Millal näiteks üht või teist varianti kasutatakse, kui me räägime ravimeetodist, et kas see nüüd olenebki sellest, et kui suur on see patsiendi probleem veenilaienditega? Nii see on. Küsimus on selles, et mõnikord ei saa ainult ühte ravimeetodit kasutada, et haigus on kulgenud seal 15-20 aastat ja ta on jõudnud juba sellisesse staadiumisse, kus on vajalik erinevaid ravimeetodeid kombineerida ja ka esineb olukordi, kus ma teen mitmeetapilisi plaane, mis tähendab seda, et kõige olulisema etapi me näiteks ravime täna ja mõne kuu pärast, kui patsient on paranenud ja kogu see piirkond on stabiliseerunud, ma võtan ette kas siis järgmise etapi ja kui vaja, siis ka ütlen ja prognoosin, et on vajalik ka üks moment 3. etapp. Eks see tähendab seda, et pikaajalist koostööd, et saavutada maksimaalne tulemus. Aga kas mõne ravimeetodi puhul on ka mingisuguseid vastunäidustusi, et ühele patsiendile ei sobi üks ja teisele teine? No vastunäidustus on kõikidel ravimeetodid, on olemas vastunäidustusi ja hästi spetsiifilisi vastunäidustusi ma ei hakka rääkima, aga põhimõtteliselt kui veenikliinikus teeb spetsialist ultradiagnostikat, siis ta juba mõtleb selle peale, et kuidas saaks ravida seda olukorda sellises anatoomilises regioonis, sellise veeni konfiguratsiooni ja puudulikkuse astmes ja siis ta selgitab patsiendile väga täpselt, et millise metoodikat ta eelistab, näiteks kas laserit või ta pakub ja räägib, et liimiga saaks väga head tulemust või oleks näiteks vaja kasutada vahtskleroteraapiat ultrahelikontrolli all
aga see on niivõrd individuaalne, et seal võib erinevaid meetodeid kombineerida, aga kõik see toimub peale diagnostika tegemist, selgitus ja patsiendi diskussiooni käigus. Lisaks visuaalsele ebamugavusele on tegelikult veenilaiendite puhul tegemist haigusega, millel võivad olla tõsised tüsistused. Räägime nendest, millised need tüsistused on? Kui nüüd väga lihtsalt seletada, siis veenihaigus on väga salakaval haigus. Ja varikoos veenilaiendite haigus hakkabki tasahilju arenema ja annab mingisuguse ämblikveeni või väikese veenikomu, mis võib püsida suhteliselt stabiilsena väga palju aastaid. Panegi tähele, harjume ära sellega, aga ta tasapisi progresseerub. Üks moment võib jalga õhtuti hakata turse minema, võib tekkida raskustunne, võib tekkida näiteks veenikomu projektsioonil piirkonnas sügelustunne, mis oma olemuselt juba kaudselt viitab, et tegemist on juba pindmiste veenisüsteemide klapi puudulikkusega. Mida me visuaalselt tegelikult silmaga ei näe. Oma olemuselt komplikatsioonid, mis võivad varikoos anda, on siis veeniseina põletik, on üks probleem, mis võib tekkida siis pindmise veenisüsteemi tromboos ja kui see veenihaigus on juba aastaid kulgenud, siis ta võib tekitada juba pehme koe troofikahäireid, mis oma olemuselt tähendab seda, et näiteks sääre alumises kolmandikus nahk hakkab muutuma pruuniks, mis on teatud molekuli ladestumine naha sisse, kus on raua molekul sees ja me näeme seda pruunina, aga see tähendab seda, et jala sees on olemas kogu aeg hüdrostaatiline rõhk niivõrd suur, et teatud molekulid lähevad kapilaarsetest seintest läbi ja ladestuvad naha sisse ja samasugused nahk sääre alumises kolmandikus võib muutuda niisuguseks tugevamaks, ta hakkab puituma, meditsiinikeeles nimetatakse selle kohta induratsioon ja väike vigastus ja tagajärjeks võib olla see, et tekib troofiline haavand ehk krooniline venoosne haavand, mis oma olemuselt paraneb väga visalt, väga keeruline seda ravida efektiivselt ja kui ta isegi paraneb ära, siis ta võib uuesti avaneda, näiteks mingis poole aasta pärast. See on niisugune väga tõsine terviseprobleem. Millised on need tänapäeva ravimeetodid, et teatavasti me ju teame, et veenilaiendite korral teostatakse operatsioone, kuid nendest taastumine on siiski füüsiliselt raske ja paljud seda teekonda ette võtta ei soovi. Ent ometigi ju elu on edasi läinud, teadus on edasi läinud, et juurde on tulnud erinevaid teisi ravimeetodeid. Millised need on? Tõsi, tänapäeva elu on edasi läinud ja teadus on arenenud ja meditsiinitehnika on arenenud ja eriliselt suur revolutsioon on toimunud veresoonkirurgias viimase 15 aasta jooksul ja põhimõtteliselt on tänapäeval metoodikad olemas, et me ei pea neid veene lahti opereerima, et me saame veene opereerida ka veeni sees ehk veresoone sees. Keeruline nimetus on endovaskulaarsed meetodid, oma olemuselt endovenoossed meetodid, mis tegelikult lihtsalt seletades tähendab siis veenisisene ravi, et me ei tee organismile suurt traumat, me läheme veeni sisse, täpselt ultraheli piltdiagnostikat kasutades ja sulgeme need kohad, mis on vajalikud sulgeda selleks, et stabiliseerida seda haigust ja kroonilist venoosset puudulikkust näiteks, mis oleks siis oma olemuselt minimaalne trauma organismile ja maksimaalne tulemus, et stabiliseerida haigust. On olemas lasertehnoloogia, mis on juba kasutusel 15+ aastat, ja on ta jõudsasti ka arenenud tehnoloogilises mõistes, et tänapäeva laserid on tunduvalt väiksema energia hulgaga maksimaalset tulemus saavutatakse, kui seal 10-15 aastat tagasi esimesed laserid, et laseritega minnakse veresoone sisse, spetsiaalse sellise hästi peenikese sondi kaudu, süstitakse veeni ümber või nahalu siis niisugust nagu kohaliku tuimestuse ravimite kokteili lihtsalt öeldes, mis võtab siis selle piirkonna ajutiselt tuimaks, kaitseb laseri energia eest ja samas ka surub selle veeni kokku poole, et me saame minimaalse energiaga maksimaalse tulemuse selleks, et ravida seda puudulikku veeni. On olemas teised füüsikalised meetodid, näiteks raadiosagetuslik ablatsioon, põhimõtteliselt on eesmärk üks ja sama, kuhu me tahame välja jõuda, füüsikalised meetodid on erinevad, aga printsiip, kuidas seda teostatakse, on üks ja sama, ja on olemas liim, et liimiga saab samasugused sulgeda puudulikke veenisüsteeme,
aga seda tuleb ülitäpselt ultradiagnostikas järgi vaadata, et milline on haiguse staadium ja millises anatoomilises segmendis me saame seda teostada. Seda ei saa kõikidel patsientidel teostada. Liimi eelis on see, et see on ilma igasuguse kohaliku tuimestuseta, välja arvatud ainult see koht või juurdepääs, kus me lähme veini sisse, tehakse väike kohalik tuimestus ja me tunneme, et kirurgil käed liiguvad, et surutakse jala peale ja protseduur on seal, ütleme, 40 minutit, pannakse spetsiaalsed sidemed peale, tuleb teatud asendis pool tundi, pool istuvas asendis oodata, üks väike plaaster ja saab kohe liikuma. Et need on nüüd need meetodid, mis on sellised, et kui patsient tuleb veenikliinikusse raviprotseduurile omal jalal, siis ta ka tegelikult pärast protseduuri suudab sealt omal jalal ka kohe välja jalutada. Täpselt nii, et põhimõttelis on tegemist siis ambulatoorse päevakirurgiga, mis oma olemuselt patsient on meil seal 1,5 tundi, mõnikord 2 tundi, ettevalmistus võtab aega, kogu see protseduur, operatsioon veinisiseselt võtab aega, sest seda tehakse ultraheli kontrolli all, see on väga palju süsteeme, mida peab ette valmistama, ise see protseduuri tegemine ei võtagi nii palju aega, siis mingisugune lühikene jälgimisperiood, teatud meetodite puhul on vajalikud kohe liikumine peale, et pannakse spetsiaalsed sidemed, plaastrid, sukad jalga, õiget ravi, kompressioon, sukad jalga ja patsient hakkab kohe liikuma ja alati on järgmisel päeval kontroll. Kui püsivad on aga tulemused ühe või teise ravimeetodi kasuks otsustamisel? Tulemused on püsivad, aga haigus võib olla progresseeruv. Tõesti palju legende on, et haigus tuleb tagasi, aga selle jaoks on vajalikud kontrollid. Oma olemuselt, kui nüüd me ravime teatud anatoomilist segmenti, me paneme sinna nagu stoppmärgi ette ja stabiliseerime selle haiguse selles regioonis, siis ei tähenda seda, et see haigus teises anatoomilises regioonis mingi aja pärast ei muutu aktiivseks. Et selle tõttu Eesti Veenikliinikus on meil disainitud spetsiaalsed peale operatsiooni kontrollajad, kuna patsient tuleb, kuna tehakse ultradiagnostika spetsiaalselt selle patsiendi jaoks, selle haiguse raskustastet arvestades, anatoomilisi variante arvestades ja lisaks siis, kui see ka raviprotseduur on teostatud, siis patsient jääb jälgimisele kuni pool aastat, mis tähendab seda, et ei käi iga päev seal kontrollis, aga ta käib teatud aja tagant ennast näitamas, kus me siis vaatame, kontrollime ja kontrollime kogu seda piirkonda, kus kohas see raviprotseduur on tehtud. Millal näiteks üht või teist varianti kasutatakse, kui me räägime ravimeetodist, et kas see nüüd olenebki sellest, et kui suur on see patsiendi probleem veenilaienditega? Nii see on. Küsimus on selles, et mõnikord ei saa ainult ühte ravimeetodit kasutada, et haigus on kulgenud seal 15-20 aastat ja ta on jõudnud juba sellisesse staadiumisse, kus on vajalik erinevaid ravimeetodeid kombineerida ja ka esineb olukordi, kus ma teen mitmeetapilisi plaane, mis tähendab seda, et kõige olulisema etapi me näiteks ravime täna ja mõne kuu pärast, kui patsient on paranenud ja kogu see piirkond on stabiliseerunud, ma võtan ette kas siis järgmise etapi, kui vaja, siis ka ütlen ja prognoosin, et on vajalik ka üks moment 3. etapp. Eks see tähendab seda, et pikaajalist koostööd, et saavutada maksimaalne tulemus. Aga kas mõne ravimeetodi puhul on ka mingisuguseid vastunäidustusi, et ühele patsiendile ei sobi üks ja teisele teine? No vastunäidustus on kõikidel ravimeetodid, on olemas vastunäidustusi ja hästi spetsiifilisi vastunäidustusi me ei hakka rääkima, aga põhimõtteliselt kui veenikliinikus teeb spetsialist ultradiagnostikat, siis ta juba mõtleb selle peale, et kuidas saaks ravida seda olukorda sellises anatoomilises regioonis, sellise veeni konfiguratsiooni ja puudulikkuse astmes ja siis ta selgitab patsiendile väga täpselt, et millise metoodikat ta eelistab, näiteks kas laserit või ta pakub ja räägib, et liimiga saaks väga head tulemust või oleks näiteks vaja kasutada vahtskleroteraapiat ultraheli kontrolli all. Aga see on niivõrd individuaalne, et seal võib erinevaid meetodid kombineerida, aga kõik see toimub peale diagnostika tegemist, selgitus ja patsiendi diskussiooni käigus.